Ilmselt on teil küsimus, mis siin toimub? Paistab, et sattusime õnnetusse. No, jaa, aga tänu turvavöödele läks kõik hästi. Jalad ülesse, käed lakke. Sul on hästi? Jah. Tegelikult peaksite küsima, kuidas on selle auto sõitjatega, mille tõttu me teelt välja sõitsime? Ehk on see olukord teilegi tuttavlik. Autos on korralik turvavarustus olemas, kuid selle õige kasutamine on ununenud. Nii on igaüks selles autos eksinud turvavöö korrektse kasutamisega, mis tagaks neile õnnetuse korral suurema tõenäosuse vähem viga saada. Uurime seda laboris lähemalt. Turvavöö on auto turvavarustuse üks vanimaid elemente. See leiutati juba 19. sajandi lõpus, kuid nii palju siis ajaloost. Meid kaitseb füüsika, mitte minevik. Autoõnnetuse puhul on kõige tähtsam omadus keha inerts, ehk omadus säilitada liikumiskiirus, kui keha ei mõjutata. Teisisõnu, kui auto järsult seisma jääb ning sõitja pole istmega seotud, lendab sõitja veel sellise kiirusega edasi, mis oli autol enne õnnetuse algust. Suurel kiirusel liikumine pole iseenesest veel probleem. Kokkupõrkel aga see kiirus muutub. Nüüd kiiruse muutmiseks vajame jõudu ning mida kiiremini see kiirus muutub, seda suurem on ka vastav jõud. Just see on see jõud, mis on meile eluohtlik. Pidurdusjõud on välja arvutatav lihtsa malemiga, kus korrutame keha massi ja kiirenduse. Selle võime kirjutada ka nõnda, kus V on keha algkiirus ning T peatumiseks kulunud aeg. Mida suurem on jõud F, seda suuremad on vigastused. Nõnda on meil 3 suurust, mida saame muuta. Keha mass, algkiirus ja peatumiseks kulunud aeg. Mida suurem on keha mass, seda suurem on kehale mõjuv jõud. Mida suurem on keha algkiirus, seda suurem on talle mõjuv jõud. Ja mida väiksem on peatumiseks kulunud aeg, seda suurem on talle mõjuv jõud. Tervislikud 80 kilogrammi. 80 kilo. Ütleme, et ta sõitis mõistlikult nii 50 kilomeetrit tunnis. See teeb siis 14 meetrit sekundis. Mis tähendab, et tema peatumiseks kulunud aeg oli... Igal autol on sõltuvalt ehitusest omad moodused, kuidas kokkupõrke algusest kuni lõpuni kulunud aega pikendada. Selleks tuleb mingite kavalustega pikendada vahemaad, mis jääb kokkupõrke algusest kuni lõpuni. Näiteks auto esiosa läheb kortsu. Niisiis, meie turvavööga kinnitamata sõitja. Kokkupõrke aja asemel üritame hinnata vahemaad, mille jooksul sõitja seisma jääb. Ehk siis algkiirusest 50 kilomeetrit tunnis saab 0. Ei, no see ei ole ju üldse õige vahemaa. Kuna ta ei ole turvavööga kinnitatud, saab ta õnnetuse jooksul veel vabalt ettepoole liikuda. Kokkupõrke korral paiskub ta veel ettepoole ning pidurdus algab alles siis, kui tema nina puudutab esiistet. Pidurdusteekonna pikkus on umbes seega võrdne tema nina pikkusega ning esiistme sissevajumisega, mis on umbes 10 sentimeetrit. 10 sentimeetrit. Siis jõu saame siit välja arvutades peatumistee pikkust ja energiajäävuse seadust, ehk F võrdub M korda V ruut jagatud 2 S-iga. Ning siit saame kätte, et see jõud tuleb kokku liikudes 50 kilomeetrit tunnis 80 kilonewtonit. See on väga suur jõud. Noh, see on umbes sama suur jõud, kui teie peale pannakse 8-tonnine raskus või siis 4 sõiduautot. Kuidas meid siis turvavöö kandmine aitab? Turvavöö aitab pikendada sõitja peatumisteekonda. Ei, turvavöö ei ole kui kummipael, vaid selle taga peitub lihtne füüsika. Nimelt turvavöö hoiab meid istme küljes kinni ja seega oleme me autoga kui üks tükk. Õnnetuse korral, kui auto esiots kortsub, pikendades sellega auto peatumisteekonda, siis tänu turvavööle pikeneb ka meie peatumisteekond. See seadeldis
lubab inimestel äkitselt peatuda kiirusel 7 kilomeetrit tunnis. See on kiirus, mis on parimal juhul tüüpiline parkimisplatsil. Laseme Tarvol neid jõude omal nahal järele proovida. See oli ainult 7 kilomeetrit tunnis. Sellegipoolest tekitas äärmiselt ebamugavust. Mõelge vaid, mis võib juhtuda suuremal kiirusel ilma turvavööta. Ent turvavööd ei saa niisama peale tõmmata ja loota, et see meid alati päästab. Turvavöö on disainitud korrektset kandmist silmas pidades ning valel kandmisel võib põhjustada hulganisti soovimatuid vigastusi. Parandame tehtud vead.